Vaadakem kõigepealt, kuidas kaamera üldse pilti teeb. See toimib sarnaselt silmale, ehk see, kuidas me üldse saame midagi näha, on tänu sellele, et valgus peegeldub vaadeldavalt objektilt silmavõrkkestale ning see tõlgendatakse kepikeste ja kolvikeste abil aju jaoks arusaadavaks kujutiseks. Kaamerad töötavad sarnaselt, ehk siis pilt salvestub mälukaardile tänu sellele, et valgus peegeldub vaadeldavalt objektilt läbi objektiivi kaamera sensorile, mis tõlgendab valguse kujutiseks. Seega foto tegemisel tulebki peamiselt silmas pidada valguse hulka, tooni ja eredust ning sellele vastavalt valida sobivad parameetrite väärtused, et salvestuks soovitavate omadustega foto. Selles videos käsitlen olulisemaid parameetreid. Räägin, mis need on, kuidas nad toimivad ja kuidas neid muuta Nikon D750 kaameral. Esiteks ava ehk F-punkt. Arv F-tähe järel kirjeldab ava suurust, läbi mille jõuab valgus sensorini. Mida suurem ava, seda rohkem valgust jõuab sensorini ja vastupidi. Ava suurust kirjeldatakse F-punktidena. Siinkohal on oluline tähele panna, et suurema ava korral on F-punkti väärtus väiksem ning mida väiksem on ava, seda suurem on F-punkti väärtus. Mis see praktikas tähendab? Kui pildistad hämaras, tasub valida võimalikult väike F-punkti väärtus, et olemasolevat valgust maksimaalselt ära kasutada. Samas, kui pildistad kirkas valguses, võid julgelt avasuurust vähendada, ehk F-punkti väärtus kasvab. Kuid avasuurust reguleerides ei muutu ainult foto heledus, vaid ka tausta udusus. Nimelt, mida väiksem on ava, seda suurem ala on teravustatud. Väikest ava on seega hea kasutada näiteks hoonete ja maastike pildistamiseks. Samuti, mida suurem on ava, seda udusem on taust ja pildistatav objekt tuleb rohkem esile. Suuremat ava on hea kasutada näiteks portreepiltide ja lähivõtete jaoks. Teine oluline parameeter on säriaeg. See kirjeldab aega, mille jooksul kaamera ühe foto jaoks valgust sensorile laseb, et pilt salvestada. Mida lühem on säriaeg, seda täpsema hetke kaamera jäädvustab. Eriti hästi on näha see erinevate säriaegade mõju fotole pildistades voolavat vett. Lühikese säriaja korral jääb iga üksik veepiisk fotole teravalt selles kohas, kus see pildistamise hetkel oli, kuid pika säriajaga tehtud pildil ei saa üksikuid piiskasid eristada, vaid voolav vesi jäädvustub ühtlase voogava massina. Lühikest säriaega kasutatakse peamiselt liikuvate objektide pildistamiseks. Pikk säriaeg on aga vajalik näiteks tähtede pildistamisel. Ühtlasi mõjutab säriaeg aga ka pildi heledust. Näiteks hämaras pildistades tasub kasutada nii pikka säriaega, kui pildistatav objekt võimaldab, sest siis on valgusel rohkem aega, et sensorini jõuda ja kaamera saab puudulikust valgusest maksimumi võtta. Kolmas olulisematest parameetritest on ISO. See kirjeldab sensori tundlikkust valguse suhtes. Mida suurem on ISO väärtus, seda tundlikum on sensor valguse suhtes ja seda vähema valgusega saab kaamera hakkama. See tähendab, et ISO väärtuse suurenedes saab lühema säriaja ja väiksema ava valida nii, et pildi heledus jääb samaks, mis eelmise väiksema ISO väärtuse korral. Mida kõrgem on ISO väärtus, seda enam on sisse tulev valgus võimestatud. Kui aga valgust, mis sensorini jõuab, on liiga vähe, peab õige särituse saamiseks ISO suurendamisega valgust nii palju võimestama, et selle tagajärjel hakkab fotole tekkima müra. Kui valguse kogusele vastavad sätted on välja valitud, tasub tegeleda pildi värvinguga. Valgustasakaal kirjeldab salvestatava valguse tooni. Põhimõtteliselt kompenseerib see valguse värvingu selliselt, et saadud fotol näeksid erinevad värvid korrektsed välja. Seda tasakaalustamist suudavad uuemad kaamerad teha ka valget värvi esemete abil. Et seda teha, pane kaamera kõigepealt live view olekusse ning vali 2VB tähisega nuppu kasutades valgustasakaalu sätteks pre. Seejärel suuna fookuspunkt millelegi, mis on kas valge või helehall. Hoia valgustasakaalu nuppu all, kuni ekraani servas hakkab vilkuma kollane pre-silt ja vajuta päästikule ning siis taas valgustasakaalu nupule. Sedasi oledki värvid pildi jaoks paika sättinud. Säritus kirjeldab foto heleduse taset.
seda saab peamiselt muuta eelnevalt kirjeldatud parameetrite abil, kuid mõnikord neist ei piisa. Sel juhul tuleb kasutada särituse tasakaalustajat. Võtkem taaskord näiteks hämarmetsaalune. Kui oled juba ava maksimaalselt suureks teinud, ISO üles kruttinud ja säriaja nii aeglaseks pannud, kui olukord lubab, kuid ikka tuleb pilt liiga tume, siis saab säritust muuta nii, et lisada sätetest exposure compensationsile plussmärgiga numbreid. Liiga heledas pildistades saab lihtsalt lisada negatiivse väärtusega särituse tasakaalustajat ja nii on võimalik vältida puhtalt valgeid alasi fotol. Loodan, et kaamerad on nüüd vähe arusaadavamad. Head pildistamist!